No tere maailm, tere kenat pühapäeva seda kellaaega, millal te seda saadet kuulama-vaatama hakkate. Nagu meie saate peaga alustab Share the Love, siis meie usin saatemeeskond seisab nende sõnade taga, ma eeldan. Produtsendid kaamera taga. Jah, produtsendid kaamera taga. Lehvitame neile. Mina Jopski või Jopska tähendab. Mina Mäki. Ja nii ta on, et oleme istet võtnud siin meie kuubikus, tüükambri nimelises kuubikus. Rusuvas mustas ruumis. Vastupidi, see rusuv must võib olla ainult sellisele inimesele võõrastav, kes pole stuudiotes varem käinud. Mina olen tumedate ruumide poolt. Mina ka. Kindlasti saaksid nagu parandada, aga on, mis on. Jah, on, mis on. Võib-olla see must annab ka seda juurde. Vaata, öeldakse, vaata, meil on öeldud, vaata, et läbi kaamera tundub, see ruum on suurem, vaata. Jah, on mitu korda öeldud. Võib-olla need mustad seinad põhjustavad seda, et tekitab illusiooni, et ruum on suurem. Tegelikult on ju vastupidi. Vähemalt... Ma räägin selle lõpuni. Ja teadupärast vaata öeldakse, et mustadel on suuremad need, vaata. Et värv tekitab illusiooni, vaata. Sa mõtled, et mustadel on suuremad stuudiod, on? Jah, et väidetavalt pidid mustadel suuremad stuudiod olema, aga must värv lihtsalt tegelikult on väiksem ruum. No, mina olen aru saanud ma ei ole suur sisekujundaja eriti, aga et nagu just valge on see, mis selle avaruse ja ruumi nagu suurema ruumi illusiooni tekitab. Ma olen nõus, aga kui on nüüd valida, kas ma olen nagu üleni valges ruumis või üleni mustas ruumis, siis ma valiksin üleni mustas ruumis. Sellepärast, et valge on hästi külm toon. Ja musta on öös, aga valget on ainult talvel, kui on ilus puhas lumi. Et sükest musta tooni me näeme ikkagi igapäevaselt, on ju, eriti talvekuudel. Aga seda valget näeme ainult siis, kui paradiisi saame taevasse. Nii et must võidab. Ja. Mina olen ka selle musta ruumi poolt, ma ei tea, ma olen harjunud. Ma vanaema kodus ähvardan vahepeal, et ma värvin seinad mustaks. Ta on, ei, see on surmavärv. Valge on ka surmavärv. On. Et see ja mis on veel, vaata võib-olla skinheadidel ja natsidel on valget värvi stuudiod, kuna neil on valge ülemvõim, on ju, aga me teeme ikkagi mustade muusikat, vaata siis meil on see vastavas selles on ju toonis tegelikult. Jah. Kui tohib nii öelda, mina ikkagi ütlen nagu nii nagu asjad on. Okay. Ja ikkagi teist poolt järve on tulnud see muusika. Mitte nagu siit poolt. Jah. Nii et nii ta on. Andke raha ja adventi 3. siis või? Ja esiteks siis tookodarekords.ee saatekuulajad saavad soodukat koodiga taskurööking. Jep. Taskuröökingu oska taskuröökingu T-särke. Jah. Ostke palun. Jõuludeks. Või ka niisama uus aastaks tegelikult või 5. jaanuariks. Või siis vähemalt aidake meid sellega, öelge, mis me valesti teeme või halvasti või mida teeks paremini, et rohkem tahetaks osta taskuröökingu särki. Näiteks. Ja see on väga, andke strateegilist nõu. Me ei taha nagu sükest nagu parkla sundmüüki nagu teha, et see pole meie eesmärk nagu. Death Rage stiilis. Ei taha, et ma tahaks just nimelt selle valguse suunas, et öelge, mis me muutma peame, et te tahaksite osta taskuröökingu särki. Death Rage'ile peab au andma, sest nende see parkla, ma ei tea, enam vist nagu ei ole, aga omal ajal nad olid selles väga edukad. Olid. Et see nagu
said vastu päid ja jalgu onja igalt poolt truuheedidelt, aga nad olid väga edukad, nad käisid maailmas rändamas, esinesid igal pool, piidutsesid, full rockstar life nagu noh. Ja võib-olla oligi niimoodi, et need, kes need praegu nüüd robottolmuimejaid või asju käivad, need pressimas seal ukse taga, võib-olla nad Def Rage'ilt võtsid väikseid tunde. Jah, just ei viitsinud Ameerikasse raamatuid müüma minna, läksid, kus nad Saksamaale näiteks. Ka Eesti parklates, ma räägin isegi Pärnu Postimehes oli vist mingid uudis, ühesõnaga uudistes. Eestis, aga no Eestis ka jah. Et sealt sai nad võib-olla... Siin ei ole ju turgu, no kas 1,3 või Saksamaa 80 miljonit. No jah, aga ütleme Saksamaa 80 miljonit vabamüük annab võib-olla sama tulemuse kui siin jõumüük. 1,3 miljonit küll, aga kui sa 600 000 suudad parklas... Ei, aga Saksamaal nad ju samamoodi parklates ja värki. No, et ma seda mõtlen. Šveitsid, ma ei tea, kus nad igal pool käisid. Ikka maailma näinud vennad. Sellisel juhul isegi sina rääkisid nüüd juba nagu progresseerunud strateegiast. Kuskilt peab ju alustama, on ju. Nii nad tegid ju. Ma tean, neil olid ju jüngreid, kes nagu ei olnud ju nagu bändimehed, kes olid ka kaasas ja tegid müüki. Müük. Et väga... Ja tasuks eriti suured põkid võtta kurikatega. Ja kes lähevad pesapallitrenni puhtjuhuslikult, aga müüvad mõned plaadid. Ja ma usun, et ka need ostaksid, kellel üldse mingid mängijad kodus ei ole. Ja siiski tundub, kui praegu mõtled, siis nende puhul ikkagi, ma ei tea, ma tahan öelda, et oli, ma ei tea, kas nad praegu, mida nad teevad. Ma ei oska ka öelda. Et nende puhul oli ikkagi tegemist elustiili vendadega. Nõus. Ja oma elustiili nad ju... Kaitsid välja. Täiesti... Panid hullu nagu. Ma praegu nagu ei teegi, ei iroonitse, vaid imetlen väikse kadedusega. Absoluutselt, esinemised, plaadimüük, noh. Ja oma bändi eest nad seisid. Jah. Te siit tavaliselt polnud sündinud, kui me juba bändi tegime ja nõus. Jah, keegi teab, mis nad teevad. Meile võib saata mingi lingi või kas teevad muusikat. Ma lihtsalt ei ole kursis nad. Google Mapsi mingi see nõud, mis parklas nähtud on, vaata nagu, kus Sky Plussis, vaata, kus politsei patrulle nähakse. No, umbes niimoodi. Aga ka meil on täna suured teemad. Patreon.com// tasku rocking. Jah. Jah, need ööd ja ood ma mõtlen alati nende peal, sellepärast mul väike venib. Sealt saab meid toetada, kes tahab väike vabandust palumine ka, et eelmine saade ei tulnud ka mingit kommunikatsiooni meie poolt. Miks ei tulnud? Väga vabandame. Aga vist nagu tegelikult on päris põhjused ja ma arvan, et Jopska räägib, mis teema on. Jah, päris põhjused, et ei olnud mingit tööluusi ega mingit seda, vaid vastupidi oli just tööle minek, et aitäh kõigile, kes osalesid minu, ütleme siis, karjääri edendamise teekonnal, kes andsid soovitusse, mis tööd pakkuda siin, see ennustaja ameti pakkumine, keegi pakkus, oli väga siiamaani kannan kaasas, ei ole maha visanud seda ideed. Aitäh kõigile, aga nüüd võite veits korraks hinge tõmmata, sest et ma sain tööle ja ma nüüd töötan delivery businessis, olen juba lääne keel on sees ja olen erasektoris sinna töölisklassi hulka tulnud ja sellel põhjusel ka saade jäi ära, kuna töö hakkas segama, aga mõnikord võib segada. Kui hakkab kogu aeg, siis tuleb teha on ju otsused. Oota, kas erasektor on sinu jaoks midagi värsket? On täiesti värsket. Ma olen olnud seal riigisektoris 20 aastat olin peaaegu. Ja seal on, seda on vaja ja kõike see ja too, aga ma seal ei peatu. Aga erasektor on see, ütleme, see päris maa soola nii-öelda siukese mustad. Jah, mul käed surisevad raskest tööst, vaata. Ma võin kinnitada lonkamist. Jah, ma autost tulin välja nagu puuobuna ja mul... Aga nägu oli naerul. Ja me jõuame vaikselt siin, kui ma teen veel propagandat kõvasti, et Abrakuudu Maada
hankisin talle uue iPhone'i, andis oma vana rusu mulle, mis on väga korralik ja seal taskus on siuke süsteem tal, et ta loeb seal Helti alt samme. Ja mul on ta siin taskus, järelikult ta igat sammu on enam-vähem võib uskuda. Siis üleeila ma kraapisin 33 000 sammu ehk siis mingi 20 kiltsa ja päev sellest edasi oli 14 kilomeetrit. Et sellel on põhjused, miks kange olen, aga see on juba päris tulemus. Aga ma saan nagu ma tunnen, kuidas ma jällegi natuke hakkab mul nagu seda powerit või seda füüsist tagasi tulema. Olen erasektoris ja ütlen, nüüd tuleb siis see põhilugu, on ja. Et mul on hiljaaegu siin aasta tagasi ATH diagnoositi ja väga raske on see esimesed 40 aastat olnud üleüldse elada, et kuna ajus on kogu aeg mingisugune täielik kaos ja aju on tõlgendanud kõiki asju nagu valesti või ühesõnaga impulssidega. Ehk siis kogu aeg nagu on kannatus olnud, kogu aeg on mingi häda olnud, kogu aeg on mingi valu ja kogu aeg on mingi piin olnud nagu, noh. Ja kui sa sellesse ära igapäevaselt upud ja seal pealt nagu tööd tegema, noh, lihtsalt ei ole nagu enam kuskilt midagi võtta. Ja. Kuidas sul see lapsena välja lõi, kui sa tagasi mõtled või noorena? No sa oskad teada või saad aru? Ma tean ikka, sest et oligi üks suur, nagu nii sa noorena, nagu nii iga päev sa õpid nagu ennast, kes olen mina, mis on maailm, mis need on ühiskonna need ootused, normid, mingid, kõik need suhted, värgid, kõik see, kuidas peab tulevik olema, mida peab tegema ja kõik öeldakse ette, et see kõik siuke nagu ja see kõik oli nagu nii minu normide järgi või kuidagi nagu kõik ei olnud niimoodi, ma ei pidanud neid õigeks või kuidagi ja kõik see, kuidas nagu pidi olema, see kõik oli nagu vastu, et ma oleks nagu tahtnud teistmoodi või vajanud nagu teistmoodi neid kõiki neid lähenemisi ja asju ühesõnaga. Ja siis oligi hästi raske, kogu aeg oli nagu valu. Ja kui see nagu aru ka ei saa, mis sul midagi nagu viga, aga mis on viga ja keegi nagu kuskilt siis ei olnud siukest asja nagu ATH ei diagnoositudki, polnudki nagu olemas siukest asja nagu. Et praegu siin kõik need vanakooli vennad, kes nagu rasket tööd hindavad, et läbi selle ainult hinnatakse inimest ja tema väärtust on ju. Et nüüd läks mõte ära, aga et need nagu esiteks eksivad, et tuleb ennast hoida, aga jah, et selle tõttu, et see aju kogu aeg miinus oli see töö tegemine nagu kogu aeg nagu hull struggle, noh. Ja nüüd on see muutunud, sest et ma nüüd sain enda rohud peale, ATH rohud. Kui kaua siis juba? Neid ma olen nüüd võtnud suvest, aga nüüd alles hiljaaegu kuu aega või 2 kuud tagasi ma sain endale nüüd sobiva rohu, mis reaalselt nagu aitab. Täpselt niimoodi. Oli niimoodi, jah? Täpselt nagu peavalu rohu, pea valutab, võtad rohu ära, ta hakkab mingi tunni jooksul umbes nagu mõjuma. Nagu peavarohi võtab peavalu ära ja täitsa lõpp, et mul on lihtsalt, tähendab ATH inimestel või minu selle diagnoosil, et jääb kogu aeg loomulikult jääb ajus seda nagu see dopamiini või seda, mis paneb nagu inimese tegutsema, tegutsemistahte. Ta on mul nagu loomulikult kunagi ei andnud nagu normi välja, no. Ja nüüd selle rohuga ta siis kompenseerib selle. Ja aga see narkomaan minust tahab teada, kas mingi kikk ka on ikka ongi. Droogil sees. Ta on nagu, sa ei saa joovet, talle ei teki joovet, aga kuna ma hommikul ärkan juba miinusega, kuna mul aju ei toodagi loomulikult seda õiget kogust, siis mul on nagu pohhu. Mul on pohhu, sest et oluline on see, et mul oleks normaalne olla, et ma saaksin nagu inimesena ennast tunda. Aga kas rohuvabadele päevadele ka siis see tunne nagu kandub või ainult? Ta kandub
hõõgub ka järgmisel päeval, aga ma nagu kogu aeg ei võta, sellepärast, et tekib ju tolerant, narkootikum on narkootikum tegelikult on ju, et see on rohi, aga ta tegelikult on ju, sisaldab mingeid aineid on ju. Aga oota, siis mis see küsimus sul oligi? Ei mäleta enam on ju? Kas see kikki on, oli minu küsimus. Jah, alguses on ikka tunda sellepärast. Laksu alla. Et ta ei lähe nagu laksu alla, aga seal tulevad nii palju emotsioone, kuna ma kandsin ennast maha ja olin ju teadmisel, et ei muutugi, et ma peangi surmani nüüd selle õõva ja kannatusega nagu elama, on ju. Ma oma käe pealt kärakas võtab korraks maha, on ju, toss võtab maha, on ju, aga valikuid on veel, on ju. Valikuid on veel, aga seda nad ju ei soovita, on ju, et see on nagu niisugune kargutamine, on ju. Aga Majaka Mandela sõnavara on see, et eks ma olen kargutanud Pihlaku Oksa najal, on ju, ise, on ju. Aga ei ole ka nagu kõige tervemat kargud. See ei ole nagu, sest et sa lähed ju üles ja siis ju peale seda tuleb alati ju alla tulek on ju. Okei, see on väga hea. Aga ta on täpselt niimoodi piiri peal, aga kuna pole olnud lootust nüüd see rohuga, ma tunnen, et ma teen selle töö ära või et see töö on nagu, asja muutub loogiliseks. Ma ei hakka menetlema enam, aju ei hakka, tähendab, ma ei hakka nagu mullut ise olen valinud, vaid mul on hakanud ise seal kohe menetlema, vaatab sinna taha, lõppu ei paista, seda terve see alamaja ära teha, ma nagu juba suren ennem ära juba, kui ma seda üldse. Aga selle rohuga ma tunnen, kuidas see efekt on ja mul tuleb see 40 aasta miinus tuleb nüüd ühe pauguga, see pluss tuleb veel nüüd järgi, näed, et ja on lootus. Esimest korda valgus on seal tunne, seal lõpus. Elu on nagu väärt ja siit nüüd kõik, kellel on nagu stragel, vaimne stragel, minge proovige nagu unustage ära nagu, aga see on ju mingisugune see rohi, seal on ka negatiivsed mõjud. On, muidugi on. Ka kuradi veel on negatiivsed mõjud, kus seda 6 liitrit sisse endale ajada. Aga kas ei peaks olema elus oluline mitte see, kui palju sa midagi ära oled teinud, vaid see, kui hästi sa ennast tundnud oled nagu. Et be happy, not good. Võt mul on nagu välja kujunenud nüüd mingid siuksed mantrad või kus ma olen kuskilt mingid nopped või kus ma olen saanud mingit tarkust, mis nüüd on nagu kohale jõudnud ja mis on jõudnud nagu päris minuni, mitte mingitele kuradi Volodjadeni või blokkideni või mis iganes nagu. Et be happy, not good. Elementaarne nagu. Ja kui sa tahad vabaks saada, siis tuleb vabaneda hirmust. Siis mina juhin ennast, mitte keegi teine. Vaat see on see people pleasing. See tuleb nagu juurde, kuna kogu aeg on defitsiidis kõik, siis ATH on igasugused variatsioonid veel autismi, mingi spektrit ja mingid sealt tulevad veel omakorda mingid kuradi kõõbakad nagu, et siis ongi, et teiste arvamus on lihtsalt teiste arvamus ja see teiste arvamus, kui nad seda arvamust isiklikult ei kõnele mulle, siis sellisel juhul teiste arvamus on see, mida mina arvavad, mida teised minust arvavad. Meta. Ehk siis see koosneb juba, see lause on juba nii ebard, et selle võib lihtsalt rahulikult käerdega lihtsalt läbi lõigata. Ülemõtlemine on see. See ei ole, vaata, mul vaimse tervise õde, see ei ole ülemõtlemine, üle muretsemine. Ja. Mõtlemine on pigem suge nagu lahenduste leidmine, aga see on lihtsalt mingi ülekusemine. Okei. Ja see näitab seda, kui et sul läheb korda, mida keegi teine arvab, mida sa arvavad, mida ta võib arvata. Ta võib-olla arvab täpselt sama, et ei tea, mis ta minust arvab ja ei ole tal põed, vaata. On ju? Kui see domineerib, siis järelikult sina enda elu ei juhi, vaid teiste need arvamused, mida sa arvavad, need juhivad ja see ei ole elu. Kui sa hakkad ise ennast ja läbi selle, mina juhin ennast, tuleb tagasi eneseaustus, enesearmastus ja läbi selle saad sa hakata ka teisi armastama ja austama, vaata. Ei, sa kõlad nagu eneseabiõpik. Aga kõik ongi raamatutest kirjas, aga ma nagu
praktiseerin või nagu tuleb endaga ka tegeleda. Oota, aga millal sulle nagu, kuidas sulle teadvusesse tekkis, et äkki sul on see või kuidas see nagu protsess oli? Eks kaaskannatajad on näinud mustreid ja endine töökaaslane, kus juures oli, kes küsis, proua muidugi, vabandust, väiksed kõõpsid tulid. Proua muidugi juhtis alguses juba kohe nagu tähelepanu ilmingutele, et midagi nagu ikkagi on. Ja siis töökaaslane, kellel on juba ATA, kes on juba pikemalt oli võtnud. Kuidas släng on siis teil ATH seal ATH skeenes? on piisav släng. Ei ole mingi ATK-d olema või mingid AK-d või... Ei tea. No ja lapsel mitu nime selles suhtes. Ma lihtsalt küsin, et kas teil pole on mingi... Pole tõesti, aga ühe asja küll, ma ütlen Unisendis ja me uut tiim oleme nagu, et see on küll mul pere uut tiim on mul uus. Oota, kuidas siis sind Anti sulle suunati ja siis... Ja siis ma saingi, et Eesti see meditsiini seisukord on nagu savi jalgadel, aga kõik tegelikult sõltubki sul esimesest lülist perearstist. Et kui ta vähegi nagu veel on tal nagu seda missioonitunnet ja pole päris läbi põlenud ja istu seal lihtsalt surma ei oota, siis käivad asjad tegelikult päris kiiresti. Et kui sa ikkagi lähed abi saama ja sul ikkagi nagu on teatud ilmingud ja siis ikkagi nagu pädev arst teeb päris kiiresti need asjad sellised. Ma sain väga kiiresti. Esimene kord läks mul persse, teine kord läks mul persse ja kolmas kord läks persse? No ma läksin otse ahju juurde nii-öelda, läksin otse psühhiaatri juurde. Ei, läksin riigi omasse. Ma usun, nad on nii ülekoormatud, nad näevad seal igasugust skeemid, mis iganes tagamaid nad näevad, agendasid. Ja siis oli kohe, et sõltuvushäiret, mis iganes läbi elu, et sellest tekkinud ärevus ja mingi blä. No kurat, ma nii palju ikkagi jagan, et see ei ole nagu, et see oli mul lapsest saadik, ma ei hakanud 6-aastaselt korradi ei jäänud sõltuvusse vaata, mis kärakast on ju või suitsust või mis iganes on ju. Aga siis sa ise lihtsalt nagu ütlesid, et mul mingi uut arsti vaja. Ja siis ma lihtsalt ja ta kirjutas mulle mingid lüürikad asjad välja. Ma neid ei võtnud, sellepärast... Ise tuleb oma lüürika kirjutada. Ja ise tuleb oma... See on ikka õige. Et oma lüürikaga. Ja siis... See ei ole mingi popmuusika. Ei ole. Et underground on. See ei ole mingi Drake siin nagu. Ja siis ma nagu siis tuligi jälle mingi mitu kuud nagu vahet sisse, et nii vana juba... Et ma ei jõua kannatada enam või ühesõnaga, et reaalselt nagu otsin avi ja läksin läbi perearsti ja perearst suunas vaimse tervise õe juurde, keda nüüd siis vaata põud on nagu nendest kõigist. Igal pool on neist. Aga nüüd ei vaata koolitati või tehti just nimelt, et nõudlus lihtsalt kasvab kogu aeg. Et ta on nagu psühhiaatri käepikendus nii-öelda. Et tema esindaja, ütleme siis nagu lihtrahva juures. Ja vaimse tervise õde väga kiiresti ATH testile, plaksti test ja kohe ravi peale. Ja ma saan öelda, see on nagu uuesti sünd, et see on igal juhul, kes tunneb, et on struggle, nagu et ei ole see, ei ole too, tasuks seda tšekkima minna. Kui nüüd normaalne inimene tunneb ennast igapäevaselt selliselt, nagu mina nüüd rohuga, no kurat, siis see on nagu seda väärt, elu väärt, nagu elamine elu väärt. Aga ta oli ikka nagu... Tal on side-efektid ka. Seda jõuame. Kas ta nagu üleliia pohhuistlikuks ei tee või kuidas see... Vaata, seal on ka kõrvalmõjun on, et isiksuse muutus on ja. Ta suure tõenäosusega, mul on ka öeldud ka niimoodi, et järelikult sellel inimesel rohi hästi töötab, ma saan niimoodi praegu öelda. Et inimesed muutuvad isekaks. Et ennem oli või kuidagi, et
jah, see võib tunduda kõrvalseisjana, et ta on isekas. Nüüd nagu, vapsee, nüüd on mingi roim, nüüd on mingi siin midagi paneb. Isekus tegelikult ei ole paha asi. Jaa, et see... Enda eest tuleb ju seista võtsina. Just nimelt, et need inimesed suure tõenäosusega esimest korda tunnevad ennast nagu hästi ja suudavad enda eest seista nüüd esimest korda. Ja alguses on seal diagnoosimata aastat tulevad korraga kaasa, et ebaõiglust tagasi tasandada, nii-öelda, balanseerida. Aga kui see nagu see emotsioon maha saab, siis see stabiliseerub, aga see esimest korda nüüd on tõesti enese, kes juhib ennast nagu, et ja kõik, mis nagu teised nüüd, ennem sa olid nii normaalne või ei, ennem olid sinu tahte ori, vaata. Ennem ikka pidutsesime hommikul. aga ise tema see, kes ütles, jääme ikka veel, no jaa küll, jääme ise tegelikult nagu kannatad täiega. Et see tegelikult, mina ei elanud oma elu, vaata, et nüüd ma nagu elan oma elu, see ei tähenda, et mul on normaalne inimene või mul moraal on ju oma sisemine moraal. Ära tee seda, mida sa ei taha, et sulle tehtaks. See kehtib igal juhul, on ju. Järelikult ma ei saa ju midagi väga kuradi väärakat nagu ju teha, on ju, kui ma lähtun enda õigest moraalist, et ma lihtsalt juhin ennast. Aga kuidas ta loomele mõjub või kas mõjub? Vaata, ta ei ole selles suhtes joovastav aine. Teda saab kindlasti kuritarvitada, aga ma ei nagu selle eesmärgiga ei ma tarbin selle eesmärgi, et... Ma mõtlen lihtsalt, et kuidas selline uus isiksus, muutunud isiksus, kas ta võtab maha, päev juurde... Sõnade teemad muutuvad suure tõenäosusega. Sõnad nagu lüürika, jah, et kuna ma olen ikkagi kogu aeg tass oli kogu aeg pooltühi, siis uskumatu, kui see ei ole, siis nüüd on kas pohhu, mis ta on või et kuule, aga sinna mahub ju veel peale, vaata, et suhtumine, kuna siiamaani on olnud impulsid, mis ATH ajul reageerib kõigepealt impulss ja siis alles tuleb nagu mõte taha, aga siis mõte juba siis läheb juba impulsi teed, et need nagu maha saab rohuga ja saab. Siis ma enam seda ei mäleta, mis... Okei, mul on küsimust küll. Aga oled sa muidu, uurid sa ise ka selle seisundi kohta internetist või oled sa pigem nagu läinud arstid või kuidas sa oled... Käid, uurid, kurat, mis toimib? Ma ei uuri, vaata, siin on... Sa oled kõik saanud nagu arstide käest ja kuulnud või kuidagi? Selles suhtes... ma nüüd ongi võib-olla lööb siit välja mingi muu häire, ajuhäire. Seda tuleb mingi teise lüürikaga ravida. Et rohtude peale küll ei taha, et see ju sõltuvusse või mingi... Ma võin sellest rohust sõltuvust jääda väga laadnalt, kui efekt on nagu olemas. Ma pigem mõtlen, et kas sa oled nagu selle seisundi ATH kohta üldiselt, ma ei tea, lugenud, et kuidas see toimib või kuidas ei toimi? Liigung edasi, et ei ole. Ma tunnen, et see töötab ja mul on sellest pohhu, sest et mul on elus, elu tuleb võimalikult lihtsaks endale teha, arusaadavaks. Ja. Ma jõuan nagu tagasi päris ürgse, algse, fundamentaalse aluseni. Mis ma tahan? Kas ma tahan kannatada või ei taha? Ma ei taha kannatada. Ma tahan, kuna ma siia olen sündinud, ma tahan võimalikult hästi ennast tunda, see on ju see on normaalne asi, mida endale soovida, tunda ennast hästi. Ja mul on pohku, mis vahenditega või kuidas see nagu saavutatakse, kui plussid kaaluvad üle miinused, järelikult on edu, ja mul sellest piisab. Sellepärast, et mis on tervislik elustiil, kui palju samme tuleb päevast teha, mida tohib süüa, kuidas tohib süüa. Nii, ma väidan, et me oleme loomad ja et me oleme 4000, 5000, 7000 heal juhul aastat, 6000 aastat heal juhul põllumajandusega tegelenud ja ütleme, hakanud toituma 3 korda päevas, ütleme, see ei ole evolutsiooniliselt absoluutselt mingi suur aeg. Me oleme jätkuvalt loomad, me ei pea iga päev sööma, me ei pea kogu aeg
iga öö magama täpselt niimoodi vastavalt vajadusele, nagu loomad teevad. Noh, et ma vaatan nagu, kuidas nemad olla oskavad, kassid, koerad näiteks. Vanad oskavad niimoodi olla hetkes, et kadestumisväärne, imetlemisväärne. Meie ei oska vaba ajaga muud teha, kui kuseme sisustame vaba aja mingi suva asja peale kusemise, muretsemise peale, kannatamise peale. Küll sinu eest ära otsustatakse, et telefoniga saab vaba aega väga hästi veeta. Jah, täpselt, et ja vaat see on järgmine samm. Tuleb nagu aru anda, et kes mind juhib, ära tunda, tuvastada, analüüsi, tegutse. Tuleb tehisaru anda või? Vaata, tema on ka siuke, ta teeb meid lolliks. Ta lõpetab meil ise seoste otsimise, mõtlemise, analüüsimise ära. Ja kuna ta annab su kohe vastused, aju, ta läheb kohe lihtsamalt vastupanu teed, talle sobib väga hästi see, et ta ei pea ise üldse midagi pingutama. Ja nüüd ei pea isegi toksima enam, sa räägid lihtsalt sisse, teed pildi mingist asjast, see on ainuke tegevus, mis sa pead tegema ja saad kohe vastused. See tähendab seda, et sa loobud oma vabadusest tegelikult, mõttevabadusest. Sa annad oma mõttevabaduse Elon Muskile, või need sellele Zuckerbergile või Elon Muskile või whatever kellele. Mingid muud tüübid on neid. Ühesõnaga nendele. Sam Altman on vist GPT vend äkki. Suurele Samile annad. Onkel Sam. Onkel Samile annad tegelikult oma otsustusmõtte vabadus ära ja see on ohtlik tee. Jah. Ei, aga temaga ongi see, et nagu väga paljude asjadega, et teda saab tööriistana kasutada. Teda saab kuritarvitada. Mõistlikkuse printsiip on siin aga see on nüüd iga see isegi ei ole nagu nojah, tegelikult sa saad kõike, on ju, inimene on julm olend reisk, et ja see, mis koolides ja kuidas nad peavad seal manageerima neid, võt see tundub suht rets, eriti kui on mingid vanakooli õpetajad, et seal tundub suht metsik klaas praegu olevat koolis. Päris vähe tegelikult ei teeks ise chat GPT-ga asju koolis või viitsisin midagi teha ju. Kõik teeks ära, saad aru, see ongi meil oli juba need said kokkuvõtteid aina raamat. Kule. Kõva vanaraisk oli. Teeme ära ju, siit pealt midagi ikka teeb ju, 3 ikka saame kätte. Sai kuskil sealt käidud mingid konspekte kuskilt, mis on... Aga olid tüüvid, kes olid nagu, ma teen ise ära, kuna see annab mulle midagi juurde vaata, mitte et nagu kohustust, vaid mulle meeldib seda ja see paneb need aju õiged sünapsid, ühendab noorena ära ja pärast on sitaks mõnus. Egon tegi mul mingi metsanduse praktika tegi minu eest ära. Andsin talle 150 krooni omal ajal, krooniaeg, kui ma koolis käisin. Tegi mul ära ja mul jäi aega rohkem juua. Ja sain 4, nii et aga praegu tundub päris metsik klaas koolis ikka. Siis nad mingid tuvastatakse vahepeal, ma pole süvenenud ka nii väga, vahepeal tuleb ikka viskab ette, et keegi jääb vahele ja kasutatakse, aga jah, ikkagi uued need GPT-d on, mis võib-olla juba näevad mööda neist ja see tundub täiesti ulme. Võib-olla oleme juba kaotanud, aga nad lihtsalt on praegu ootavad õiget hetket. Ja vaata, siin ongi, et koolides peaks tegelikult praegu nüüd juba õpetama, kuidas kurat liivast ja savist Google otsingu mootor kokku suuta ehitada, et sa suudaksid üleüldse ellu jääda. Sest et kui sul nagu net ära kaob, pead oma peaga mõtlema hakkama, ega siis väga midagi välja ei mõtle, et sul ongi vaja nagu seda Google'it, et ta töötaks, see on ainukene eesmärk, et sa pead õppima kõike selleks, et tagada, et ta jääks töösse. Seda sa pead koolis õppima tänapäeval. Aga siin on nagu huvitav nähtus, mis nende asjadega on välja arvatud mant, ütleme siis illegaalsed narkootikumid, et need keelatakse kohe ära, kõigil on teada, et need on väga kahjulikud. Halvad. Aga need muud asjad, kõik need sotsmeediad ja AI-d ja asjad, laseme need sitad kõik peale tulla, siis vaatame, kuidas noorus kõik läheb allamäge, siis paneme jõhkrad keelud peale. Et lapsed veel suuremasse traumasse alguses kõike lubatakse, lilla-lulla
järsku ei lubata. Kas mitte Austraalias seda just praegu ei tehtud? Ja mingi Euroopa ka. 5–15 keelati ära. Euroopas ka juba keelati või? Jaa, Belgia või keegi või. Aga Austraalia oli nagu esimene, mis andis nagu vastupidised efektid. Ja nüüd on ilge jama, kuigi see oli kõik ette näha. See oli kõik ette näha. Teada, Baby'ga on täpselt sama elektroonilise põhviga. Mul on taskus kusjuures elektrooniline põhv. Mis mul viga on või? Mul on isiksuse muutus nagu see. Isiksuse muutus, nagu ma kooli läksin vaata, kui ma antidepressandid peale sain. Ja kooli kõrval nähtud, oleks ka pidanud kirjas olema. Point on selles, et ma teen hästi palju suitsu. Ja seda mõlemat suitsu ma teen. Mitte palju seda teist, aga ma ka siiski teen. Seda e-tobi mõtled? Ei, mõtlen, vahepeal ma teen ju seda tossu ka. Ja vahepeal ma teen tavalist suitsu. Tavalist suitsu ma teen tähendab kogu aeg, aga seda teist tossu ma teen mitte kogu aeg. Teen arvem. Lõbusuitsu. Räpisuitsu. Räpisuitsu võib ka öelda. Ja lõõrikud on kurat suht kinni ikkagi vahepeal. Lõõrikuid ma pean siis lõõre ja et seda tõrvastust ja kõike seda, et prooviks vähe seda elektroonilist, kuigi väidavad, et sama teeb välja, aga tõrva ta ei sisalda vähemalt nagu, et mõtlesin, et kõik lõbusuitsuvennad ju võivad pongi vaadata. Sest vabatõmbe välp suht kiiresti läheb umbe. Tegelikult seda tõrva tuleb sealt ikkagi tohutus koguses nagu, et ja mingid tohtrid väidavad, et tõhvimehe kopsud pidid olema väga mustad. Ma ei imesta, aga mul on ta reageerib veega nagu väga, väga hästi. Nagu looduses ongi, et siin universaalne, kõige maagiline nähtus, ta reageerib enamus kuradi asjadega. Aga kopsus on ju ka hingeaur on ju, kõik on ju vesi tegelikult. Et ma arvan, et see tõrv seal selle veega lahustub mingiks selleks rögaks või mingiks asjaks, et selle kõik oleneb ju palju sisse tuleb, et kui sa vahepeal teed natuke piipu või pongi, aga kui sa teed nagu suitsu nagu tobi teed kogu aeg nagu, et mina ei jõua jointi mitte kunagi, ma ei ole 1 või 2 korda elus võib-olla on suutnud nagu terve jointi ise üksinda ära teha. No see on ka praegu jointil on vahe. Ja ma mõtlengi nagu ikkagi sugust nagu väiksemat sorti, mitte sigar jointi. Ega mina ei ole ka vist, jah? Ei jõua, sest ma olen nagu siuke, võtad väikse pongi nagu, nagu väikse pitsi. Jah, nagu väikse pitsi on ja mitte terve pudeli või ühesõnaga. Aga jah, ja kõik on rohi nagu loob selle vaba puhvri, et ma saangi üldse tegeleda, et mul oli kogu aeg punases kõik. Ja kui sul on nagu piirajas iga väiksemgi mingi mingi häire vallandubki kohe mingi sõimuga või mingi tüliga või mingi purskega ühesõnaga ja pärast kannatad, sest et ma ei ole tegelikult selline oma olemus, et ma ei taha seda tegeleda, aga ma ei suuda seda kinni hoida, sest impulss tuleb kõigepealt, ja see tegelikult ongi see, hakkadki endale nugasid kõrri toppima, molli andma, sest heidad ette, sest et ta ei ole tegelikult selline, kannatad. Aga jah, et ja siis on loonud siukse puhvri, ma nagu näen ennast nagu teisiti või ma suudan kaugemalt natukene näha ja läbi selle see elektroonilise puhvi, et ma annan võimaluse. Varem oli kohe juba liiga suur katsumus kohe, juba loobun vaata, kuna nagunii ei saa hakkama. Aga ma ei pea hakkama saama kohe, nagu ma saan ju lihtsalt katsetada, keegi ei keela mul katsetada, nagu ma muusikat tees, ma katsetan ju asju, mida ma võib-olla muidu ei katsetaks, on ju, ma annan võimaluse, ma baaniflööti tõesti ei ole proovinud seda, ma väidan jätkuvalt, et see ei sobi eriti kuhugi, võib-olla räppi isegi võib-olla kuidagi ei sobiks, aga nagu deep house'i nagu ta vist ei sobi, aga muud asjad sobivad ja siis tulebki nagu katsetada, et kuidas nagu paremaks endal teha. Ja mingi see trappi uuemas soundis on flööt, mingi periood oli siuke mingi flöödi beat oli täiega. Ja. Siukses kommertsimas trap soundis. Ja.
suvaline remark praegu lihtsalt. Ei, see oli asjakohane. Aga üks asi veel, mis ma tähele, sul on nagu 2 telefoni. Jaa, mul see on ikka nagu mu töötelefon. Next level. Ja ütleme niimoodi, et ma arvasin, et mulle meeldib olla niimoodi, et ma üldse midagi ei tee, kogu aeg olen pikali, vaatan telekat ja... Arvasid, et see meeldib või? Ma arvasin, et see ongi see minu see kutsumus nii-öelda. et see puhkuse karjäär on mul, seal ma olen tegelikult väga kõva vana olen olnud. Et inimesed on nagu kadestanud, et mida siis täna õhtul teha. Mina tean täpselt, mul on see sari ja siis poest ma võtan seda nagu. Et kõik on hullult hädas kogu aeg, kuidas nad oma õhtut sisustada, aga mul on täpselt nagu ette kogu aeg olnud teada, vaata. Ja siis ma olen nagu jälle uhke selle üle olnud, aga praegu ma nagu saan aru, et tegelikult see ei ole see, mis ma tahan. Et just... Ei, nagu puhkusele on konteksti vaja, vaata, muidu ta ei ole puhkus enam. Just, et nüüd ongi, et see nädala sisene siuke nagu ponnistus või ütleme siuke nagu pingutus annabki töölisklassile selle õiguse, et ta nädalavahes võib pidu pidada. Nagu laul, kui töölisklass peab pidu mitme mehest. Ja minu arust nii ongi. Ja see vaba aeg väärtustub oluliselt nagu kristallsemaks. Julm. Vaat siuksed muutused ja uskumatu, see ongi võimalik, kui abi saate, õiget abi. Et kõigil on mingi häda, pole inimest, kellel poleks mingit häda nagu. Et teie jaoks on droog. Kuskil on teie jaoks droog. Et selles suhtes, et suure tõenäosusega vererõhu tõstja või alandaja või whatever, siis on droog tegelikult, on ju, et otseselt. Jah, et väga otseselt. Aga ta vajab seda, sest muidu ta tunneb ennast halvasti või siis ta või üldse sureb ära võib-olla ka. Et ega selles suhtes, okei, vaat siin ongi, et miks ma nagu seda tervise rida väga ei aja, on ju, et siin teadus on tõestanud ja teadus tõestab kogu aeg midagi, aga hetkel on... Teadus on vastupidist ka alati tõestanud. Ta tõestab ka vastupidist, aga ka ühevõrsena ta nüüd tõestab ka seda, et sa võid nagu jõledalt trenni teha, füüsist hoida, tervislikult toituda, väidet, mis on tervislik toitumine hetkel nagu, mida, on ju. Aga kui sa oled vaimselt kuskil kannatad või midagi kuskil vales töökohas või ei suuda mingit muutust tuua või ühesõnaga kannad midagi kaasas rasket kogu aeg nagu, siis see on kahjulikum kui suitsetamine ja kõik see kuradi muu asi. Ehk siis kui mul sisemine rahu on, siis järelikult elan ma kaua. Tees suitsu ja vahepeal lõbusuitsu. Mul on selline suht attituud. Okay. Kui mul on peas rahu, järelikult on mul kooskõla vaimu ja kehaga. Keha-vaimu kooskõla. Ja kui ma kuulan keha, mis ta räägib mulle, kui ma kuulan oma vaimu, mitte ei anna ka mandasid või ei suru jõuga, kuna kuskil norm midagi väidab või kuskil midagi keegi ütleb, siis ma järelikult olen kõige optimaalsemas töövormingus. Mul on sagedused ja kõik on kooskõla, aurad ja kõik asjad on õiged ja ma olen tugev. Väga tore kuulda, väga tore kuulda. Jah, aga iga ühel enda moodi vaata, et kuidas, kellel mis tragel on, aga peatu, analüüsi ja tegutse reisk. Ehk siis tegelikult tuvast analüüsi tegutse. Ja kuidas sul siis läinud on vahepeal? Ma olen täiesti tavaline. Mul nii suuri isiksuse muutuseid ei ole olnud vist. Ma ei saaks öelda, mul isiksus muutunud on. Ma vihjasin sellele kõrvalnähtudele. Et ma olen nüüd lõpuks esimest korda inimene. Ei, ma mõistan, ma võtsingi seda. Aga ja see kõik see positiivne, see on ka sõltuvus. See trenni hullud, ma kõike mõistan, see kõik on narkoss on see nende jaoks nagu. Ma just mõtlesingi see trenni koha pealt, et tegelikult nagu trenni see, et füüsiline keha on ju ka vormi, millele ka teadus suudab tuua põhjuseid, miks see on hea, aga see, et sa käid seal ära
saad selle saavutuse vajadustunde ja see vaimule on see nagu sitaks ja see on nagu ja siis sa saad hästi tunda ennast võib-olla ka peale seda nagu. Just, et see peab, et ei ole mõtet nagu ühte. Aga igat aju see ei paranda kah, kui ikka see... Kui sa ei taha, vaata see on, egopõhine on, mul on ka see nagu, ma räägin jälle kuru jutt, aga midagi pole teha, need on need, mis ma olen nagu tuvastanud. Et me oleme vaimsed olenid, meil on hing on ja ego on algselt, see minu väide, et ego on algselt hinge tööriist, vaimu tööriistaks on ta mõeldud. Aga kõik see praegune ühiskond ja keskkond, ta kõike promob ja propageerib seda egokeskset maailma vaadet. Ja ego on nagu mädapaise on varjutanud nüüd hinge ja tema on võtnud üle selle meie nii-öelda juhtimise ja valitsemise. Et kui sa nagu ego nüüd suudad uuesti teda tuvastada ja nahku saata ja uuesti ta kontrolli alla võtta ja ta hinge tööriistaks panna, siis sa ei võta enam asju isiklikult ja tuvastad piirid, mis on üldse minu võitlus, mis ei ole minu võitlus, mis puutub minusse, mis ei puutu minusse. Ja kui see selgus tuleb, väga lihtne on olla siis. Sul ei ole mingi virvarri sees, vaid sul on nagu selge, sa tead veel, sa oled, mingi kuulujutud, klatsid, värgid, ma võin, et see on huvitav ikkasti inimene, uudishimulik on ja. Aga mu elu ei pea keerlema selle ümber või see ei puutu minusse või nagu... Pole minu võitlus, Su jutt, kogu see eelne ka, mis sa rääkisid, see vajab mind nagu tundma, et mul on aju ikka jumala katki. Sa räägid nii suurte sõnadega ja elavalt. Mul on see Jesus, mis mul viga? Sinu jooks on see norm, igapäevane nähtus, kuna sul on nagu sünnist saadik see olnud niimoodi. Minu jooks on see kõik suur avastus, vaata, et ma esimest kord olen saanud sealt kuradi kambrist kuskilt kuradi laudast olen välja Karjamaale saanud ja avastanud, et mis päris maailm on nagu, või et milline ja see kõik on siuke võrratu tunne või nagu siuke soovitan soojalt nagu kõigil leida endas see aeg ja tuvastada. Uhke töölisklass, väga uhke olen. Muidugi sai ka varem seda öeldud, et natuke vara on siin põhjapanevaid neid väita, aga iga päev on selle kriitikaga olen nõus. Jah, siiani iga päev olen ületanud ennast positiivselt, et mul on hommikul ärkan, kohe mul on eelsuhtumine, et tuleb väga raske päev nagu või ühesõnaga täis väga raskeid asju. Aga tulebki, aga rohi, aga elu on selline. Aga kui klassikuid tsiteerida, siis aga liiga hea ka ei saa olla. Või kuidas see tsitaat, ma ei tea, kas see oli tsitaat täpne? Need on klassikud, need on tsitaadid, nende arvates võivad õiged olla, aga ma ütleks, et need inimesed peaksid minema ATH testi tegema, kes nii, või minema kontrolli, kes nii väidavad, et vaata, see sõltub sellest, et pill tuleb pika ilu peale ja kõik need, mis need vanarahva tarkused on. Aga vaata, sellised väited sisaldavad oma olemuselt juba hirmu. Ja kui on hirmu pealt pandud väited, siis need ei ole vabaduse väited, vaid need on hirmuga väited ja hirm ei ole hea omadus, millele oma elu usaldada nii-öelda. Sellest tuleks just väga vahepeal mõne asjas tulebki hirmu tunda ja peabki hirmu tundma, aga see peab olema nagu eluterve, mitte et ma kõige vastu tunnen. Tegelikult võib-olla meil jäi algne küsimus veits vastamata, sest et me vabandasime, et sind ei olnud, et jäi saada ära. Tegelikult nagu suures ka sellepärast, et sa olid nagu teises linnas, vaata. Olin. Et tulevikus proovime ikka teha, et siin oli praegu elumuutused selle pärast. Force majeure oli. We are here nagu, we are here. Need ei ole AI, ei ole siin, vaid meie we out here. Lihast ja luust vanad, et ja mul ei ole midagi suurt olnud. Täna käisin lasteaias jõulupeol.
näiteks. Kuidas läks? Teine jõulupidu mul lasteaias. See on kindlasti väga, vaata see vanemaks olemine, see kiht on mul nagu täiesti, ma ei tea siis nagu mitte midagi, ma võin ainult arvata, aga kuna ma arvasin, varasemalt olen ka arvanud asjadest, mis tegelikult on hoopis teistmoodi läinud, kuidas ma arvanud olen. Aga see pole mind arvamast takistanud, siis ma arvan, et see võib päris nagu uhke tunne olla või nagu, et... Jah, on. Et räägi sellest. Ma mõtlen, mis ma räägin. See on lihtsalt tore, natuke on ka naljakas need inimeste traditsioonid, et nüüd tuleme ja laulame, kõik üritame, et lastel oleks nüüd lõbus on ja laste nimel ma saan sellest kõigest aru ja see on tegelikult tore. Aga mis mul oli selline südamlik hetk täna, siis Harri oli see, et kurat, et jõuluvana juurde ma ei lähe, vaata. Ütles juba ennem ära, kahtle vend, ma ütlesin, davai, ise tead, ei lähe, siis ei lähe, vaata, või lähme koos või vaatame, otsusta koha peal, ma ütlesin talle, et juba eelmine päev rääkis, ma ütlesin, et otsusta koha peal, vahet pole, aga ta nagu pelgas veits. Ja siis väga õige soovitus. Jõuluvana lendas platsi, ta tõmbas tagasi, tuli sinna minu juurde ja mõned seal tantsisid, mõnel täitsa savi ja kõik lapsed nii erinevad, vaata. Ja siis tuli sinna, vaata, chillis veits, näpud suus, vaata, sükke väike hirm sees. Ja siis oli see, kõik said mingi kommipaki, vaata, käisid, kes luges luulet, tegid jõuluvanaga mingid showd seal ja siis ta võttis mingi julguse kuskilt ja pani jooksuga, tegi oma triki ära seal ja siis tuli tagasi, et seda oli tore näha. Ta ületas tema ees seisva takistuse ja ta otsustas, et ta ei loobu, vaid ta võtab selle väljakutse vastu. Läks ja tegi ära nii, et liigud täiega õige, või te liigute täiega õigel rajal ja väga tuli ja ta nagu, ta ei mõelnudki või vähem tundis, ma ei tea, ta jäi lasteaeda, ma tulin siia ja pärast saan arutada, mis värk oli, vaata. Aga ta peale seda katsumust oli ju ikkagi nagu, tal oli hea meel ka on ju ikkagi enda üle. Ja kommipaki üle oli ikkagi nagu põhiline hea meel, see võttis kõik tähelepanu ära. Aga tuleb juhtida natukene tähelepanu ka sellele teole, vaata, et ta võib-olla ise ei taju ära seda. Ta ei oska seoseid, ta ei oska seda põhjus. Kui sul on nagu kommipakk ja 3-aastane, vaata, siis ta ei hakka suurt süva eneseanalüüsi tegema, nagu sa tegid. Nagu sihukest monoloogi, ta ei hakka seal oma peas tegema, vaid ta tahab kommi ja ta läheb ja võtab. Ja see on ikkagi see, mis... Aga ikkagi vaata see on see instinktiivne sihuke nagu keha alert süsteem, et võõrastega tuleb umbusklik olla, vaata. See on väga tervislik. Mingi kahtlane vana, et nagu on mingi vana, aga kahtlased nöörid sealt lõua juurest lähevad ikka, ei ole nagu päris abi, aga me ei saa päris täpselt aru, mis vana, ma ei usu, et meil 4-aastased meid vaatavad, et me võime rääkida siin küll, et jõuluvana päris hetke tõendite põhjal võib, et enamus on võltsid jõuluvanad, vaata. Enam, kes ringi siin liiguvad, jõuluaeg. Et ma ei väida, et mõni õige vana ei ole, nagu seda mul info puudub. Aga et ta siiski ületas selle... Tellimustöö. Jah. Mina olen ju vana see fail jõuluvana, ma ju... Sa oled teinud jõuluvana? Ma olen teinud jõuluvana ja ma olen vähemalt ühe pere jõuluvana nagu persse keeranud, et eelmine aasta läksin ma peale pidu töökaaslase lastele, läksin jõuluvana tegema, aga ma ei saanud hakkama sellega. Millega sa läbi kukkusid? Mul lagunes kostüüm laial, ühesõnaga mul hakkas abeest ära kukkuma ja siis mingi padja pidamas ja põue toppisin, need hakkasid siit vantli alt. Ühesõnaga ja siis ma läksin mütsiga lööma, ma ei moonutanud häält, ma ei mõelnud, kuidas ma häält tegin, siis ma hakkasin mingi tere lapsed, ma sain aru, et see on veel õudsem sellega, ma tervet nagu seda üritust välja ei kanna ja siis ma tõmbasin hääle tavaliseks, siis nad juba said aru, et juba on nagu kahtlane. Nad teadsid muidu või? Mind nad teadsid varem, jah. Ja siis ma muidugi lükkasin tagasi, aga see pärast lagunes kokku. Aga sellel aastal on hea lihtne, enam ei pea enam teesklema, vaata, mingit skeeme mõtlema, vaata, et eelmine aasta oli nagu trauma, aga see aasta on nagu, et ei pea enam mängima, vaata, et saab rahulikult, näed, siin on teie kingid ja ei ole mingit jõuluvana kuradi joga, vaata.
ja no see lasteaias, kus ma käisin, oli ka jõuluvana. No ikka. Poole ruumi jaoks päris, poole juumiks võib-olla, aga tema oli ikkagi nagu suht pro või noh, tegi oma töö ära. Jah. No vaat see oligi, et ma peale seda nagu tegelikult saaks paremini, jah. Otsustasin, et ma ei tee, enam seda tööd ei tee. No tegelikult on juba päris okei, kui sul kostüüm laiali ei lagune ja sellega ja endale kindlaks jääd, et sa oled ikkagi jõuluvana. Sellega teeb palju ära tegelikult. Jah, et raiud lõpuni, et ei ole onu Heino jõuluvana olen. Aga kui kostüüm vastu peab, siis vähemalt mask on nagu töötanud, aga mul Aga sa tegid nagu lõpuni ära või? Ma tegin lõpuni ära, aga mul oli ka nii pohhu, kuna ma tulin piduse peaga, siis ma nagu pigem lustisin seal ja ajasin mingit, noh, ma ei tegelenud nagu päris asja või nagu jõuluvana ametiga ma ei tegelenud. Seal oli nagu terve suguvõsa oli seal või? Ei on nagu, et olid lapsed ja ema ja isa. Ma tulin ühesõnaga nagu pikapäeva, peo pikapäeva rühmas, kes on olnud nagu, kui on juba uksed kinni, aga mingi punt saab ikkagi nagu jääda, vaata, siuke oma punt nagu. Sealt kuskil nagu seal pikapäeva rühmast ma otsejoones Põhjanabalt laekusin Rovaniemist laguneva kostüümiga. Aga sellele... ma nagu põhimõtteliselt möögitse nägi, kui ma kodu tulin jala, tulin nagu tagasi, et siis ma olin nagu tulin niimoodi, et noh, kõik asjad vajusid alla, et käsi oleks rohkem olnud vaja nagu. Ma halvasti tuli välja, sest et aga hädas olin ühesõnaga. See oli siuke suht stereotüüpne filmi jõuluvana, kes on liiga täisend joonud. Jah, sest ma tegin seal suitsu seal rõdu palju, jõin kohvi seal ja siis see kohvi auru, noh see kuumus või see nagu sulatas siin ühesõnaga see habe kukkus, ühe prillid vaju, noh ühesõnaga iga jama. Aga tellijad olid rahul sinuga? Ei olnud. Aga see oli, kuna see oli nii, mul oli ainuke vabandus oli see, et 10 aasta pärast on see kõik naljakas ja juba varem 2 aasta pärast juba on see juba eile proovis, meenutasime seda eelmise aasta seda fiaskot nagu ja ta juba oli väga naljakas. Juba ma arvan, juba veebruarikuuks on tegelikult päris naljakas. Et ta on pigem jäänud nagu ja ka lastele suure täosega, kui nad peaks seda mäletama, siis pigem suure täiskasvanuna tundub see nagu sukse toreda sellena. Kui vanadele lastele sa pidid siis? Mingi 8 ja 6 võib-olla või 8. Nad on juba skeptilised, on ja? Skepsis on pea juba. Nii, isegi kui sa oleks proff, need on nagu... Nagu nii on juba, mis vana sa siin oled nagu... Mida vittu või? Siukste sussidega, et tule kahtane vend. Ja kohe nagu oleks... Vaata, tänapäeval on ju üldiselt inimesed... lähevad mingeid asju tegema juba eelplaaniga keegi nüüd vahele võtta või kuskilt mingi asi nagu vahele võtta, vaata. Noh, et selle vana ma võtan kohe vahele, umbes mingi sellised attituudid on kuidagi mingi ärategemise ja kuidagi nagu, et ja lastel on see eriti tugev. Korda ennast, sorry korra. Et vahelevõtmise ja vigad või ütleme sükste, nad olid kohe ju, menetlejad olid kohe nagu. No kui 9 aastane on ja juba koolis veits käinud. Ja, tal on piinlik, ütleme. Ideaalselt koolis võiks natuke juba kriitilist meelt juba hakata nagu vaikselt juurutama ja siis ta ongi juba nagu... Neil on mitte nad ei hakka juurutama, vaid nad veel teevad üle tunde veel vabatahtlikult. Ma mõtlen, võiks või vahepeal kahjuks ei tehta seda. Ja oleneb jälle ka inimesest, aga tema lapsed olid ikkagi Sherlockid ja võtsid mu kohe vahele seal ikkagi. Ma polnud sellega arvestanud, et ma mingiks menetlusaluseks seal muutun, et ma pigem läksin ju... No oleks sa mingi 3 ja 4 teinud, sul oleks palju rohkem eksimisruumi olnud. Ja. Et need aremed oleks võinud kukkuda, selle vabandaks. Kassi haigus nagu, mul haigus, vaata. 3 vabandad välja küll. Aga... Ütleme lihtsalt üldistades. Ma ei olnud absoluutselt selleks valmis, et ma mingiks menetlusaluseks seal hetkega muutun. Ja kuna ma ei olnud ette valmistanud, siis ma ka failisin. Aga kingituste kvaliteet
suht palju, sealt mängib ka palju välja. Vist oli isegi, nad ei saanud vist isegi neid õigeid kingitusi. See on valus. Aga see, noh, kui läheb trumm, mingu putsipulgad ka juba vaata. et kuradi, no ma isegi ei mäleta neid kingitusi, ma igal juhul, jah. Kui ei olnud õiged asjad, No seal oli nagu viga pea otsa tuli järjest koll ja ei õppinud midagi seal, ainult seda, et rohkem ei tee. Ja. Võt. Mis meil siin need tund hakkab täpselt saama? Me oleme tunni peal. Kas mingit lugu... Tahad panen loo, jah? Pane äkki ühe loo, jooks kuivad, niisutaks vett, juba vanematel inimestel pidavad suu kuivama hakkama ja raske pidevalt niisutada. Kui sa korra ütled paar ilusat sõna, ma otsin midagi siin kähku. Ma ütlen, et see lugu, mis nüüd tuleb, see nüüd näitab seda, et meil on ikkagi muusikasaade ja kui keegi nagu vastupidist väidab, siis kuulaku seda lugu ja ärge öelge, et muusikat ei ole. Ma nüüd ühest asjast, ma võin ühe ringi veel teha, et ühe korra ütlen veel, meil on muusikasaade, seda tõestab ka pärast selle saate alla tuleb võib-olla playlist, kus on selle loo nimi võib-olla isegi ka ära märgitud, kuna Sapkat meil enam ei ole, kes seda tegi, siis me peamegi vaatama, et aga lugu on siin. Ütle vaid need sõnad ja ma lähen lendama kõrgele kaugele kedagi teist tõmbama. Ma lähen vihma aina kalla mu pähe, ütle vaid need sõnad ja ma lähen lendama kõrgele kaugele kedagi teist tõmbama. Ma lähen. Sa oled minu jaoks kui devil nagu 666. Raske lahti lasta siis kui magus maitse suus veel. Eelmisest korrast on mul tunne nagu uus meel. Mäletan ma selgelt, kuidas sinul oli bluus eest lahti. Ma sosistasin kõrva salamahti, et olen pidanud ma jahti, aga jaht on nüüdseks läbi, sest sa nägid must läbi nagu vaateaknast läbi. Nagu õhukesest kardinast, mis vaevu varjas. Tunne nagu loomakarjas, lõvi versus emane, lõvi versus segane. Kõik, mis lõvi teeb, on pühendatud temale. Sest mille muu jaoks me üldse tegelikult elame. Vihma aina kalla mu pähe, ütle vaid need sõnad ja ma lähen lendama kõrgele kaugele kedagi teist tõmbama. Ma lähen. Ma ütlen sulle head teed, endal mõttetöö jääb seisma, kes lähevad, las lähevad, sest ise end pean leidma, sest segaduses uksed tõmbad kinni. Aga minu uks jääb lahti, südamesse prahti sa loopisid, kinni end nööpisid, head teed. Ma ju mõistan, oled mõistatus, meid saadab mõistmatus, vajame me erinevat katust, see siin on meie matus, aga vihma aina kalla, vihma aina kalla, vihma aina kalla mu pähe, ütle vaid need sõnad ja ma lähen lendama. Ja ma lähen lendama. Lendama kõrgele kaugele kedagi teist tõmbama. Ja ma lähen lendama kõrgele kaugele kedagi teist tõmbama. Ja ma lähen lendama kõrgele kaugele kedagi teist tõmbama. Ja ma lähen. Võt, et lendame kedagi embama kuhugi kaugele. See oli Robert Lõvi ja loo nimeks ma pakun, et lendame. Ma lähen. Ma lähen, jah, vabandust. Ja. Ennustasin valesti. Peaks olema pühapäev, on ju, kui see saade, ehk peaks olema 3. advent, on ju. Ja keegi kurat küsis mu käest, et mis asjad need nagu on? Ja küsisin ka mina. Said vastuse või? Ei, adventi tähistada mingi sellise jutu sain vastu, et mis asi see on? No mingi teine advent, jõulud on 3 nädal, mis asi see ikkagi on ja sealt ei tulnud vastust. Tuli selline, et ta lihtsalt on. Ja mu käest küsiti ja kõigepealt ma mõttes ja siis ma hakkasin mõtlema, et ma ei tea, miks on. Ja siis ma hakkasin mõtlema veel, et
nahhu üldse nagu, miks seda üldse vaja on või sest et ma absoluutselt ise ei teaks, aga mulle ema on saatnud head esimest adventi mingi pärjakese pilt nagu. See on väga kena ja väga mulle meeldib, et oma stiili ajab, et ta noh. See on stereotüüpne ema stiil. Väga mulle, ma ei hakka sellele, see pole, minu teetassi ei ole, aga kui talle andku minna. Ja läbi selle ma nagu tean, et head teist adventi, head kolmandat adventi. Aga mida te soovite nagu? Et mis see nagu tähendab siis mulle reaalselt, siis tegelikult ei tähenda mitte midagi. Ei tähendagi midagi. Ja noh, et see on head esimest pühapäeva, head teist pühapäeva, head kolmandat. See oli ka minu mõte. Ja kuu lõppu, noh, et jah. Et noh, juuda kristlik mingisugune tradiitsioon, mis on meie oma see pööripäeva, siis et noh, et siis hakkab peale seda hakkavad päevad pikenema, on ju, et see paganlik, meie pagani usurituaalism ja siis kristlik, et see on nagu jõuga kokku sinna söödavaks nii-öelda pressitud. Ei, aga no vaata, ei pea teadma, mis see on, tähista ja adventi, kolmandat, mis oli kolmandat? Head kolmandat adventi, see tähendab, et järgmine nädal peaks olema jõulud umbes mingil ajal. Jah, vist umbes nii midagi. Ja mis nüüd need jõulud on? Järgmine või ülejärgmine? Ka see on mul suht ähmaseks läinud, sest et erasektoris töölisklassil on vaja tööd teha, mitte nämmutada. No kui sa räägid delivery businessist, nagu sa kasutad delivery business, jah. Rahvusvahelist keelt, siis seal küll jõulude ajal mingit puhkamist ei ole. Ei ole. Aarna ja Koora on ja üle tunnid ja öövahetused. Ja tihe. Ei suuda uskudagi. Aga kuna nagu välja tuli, siis advent, ta lihtsalt on. Siis saab seda sõnade järjest seda pikendada sünd, surm, maksud ja advendid. Nad lihtsalt on. Nad on. Jah. Keegi kahtlus olla ka midagi seadnud pole. Ei ole. ja niimoodi ta on, et kuused, tuppa, värgid, särgid, see kõik jätab selle siukse, see on hästi pinnapealne, tegeletakse blink-blingiga ja tühjad kestad tähistavad mingit jõledat, mingit rahu ja vaikuse püha aega läbi tule mere ja läbi kingipaki rebimise häälte ja hetke peatäie saamise siukse kingi uue mingi konsooli või mingi asja, siis korraks on nagu ma on nii õnnelik. Ja 10 minuti pärast on ta norm, et ja Anna juba tahab midagi uut saada, et ja tühjad kestad tegelikult. Et pigem nagu see tundubki, no nii, no nüüd korra võttis rohtu, nüüd on mingi maailma pääst või noh, ühesõnaga nüüd on mingi hull mingi, aga tulevad nagu esile need, mis on oluline, mis ei ole reiskate. Ja need kingituste vastuvõtmine on raske, jõulude omasi ma pean silmas. Mul ei ole selle vastu, ta on nagu lisalaua pikendus, jõululaua pikendus, nagu ütleme, et oled poes, ostad süüa ja tahad ellu väikest vürtsi, ostad Kenolotto, noh, ja siis kodus sööd praadi ja vaatad telekast numbreid. See on nagu enne kui kohvi ja koogi kallale lähed, siis meil on väike lisashow. Ja võib-olla saate ka midagi, mida teil vaja ei ole. Kuule, kuidas teil muidu see kingitusside kätte andmise, ütleme see jõuluõhtu siuke nagu tradiitsia üldiselt olnud on? Meil on... Saad sa küsimusest aru? Classic. See tähendab mida? Maale vanama juurde. Ja. Kõik tulevad. Ja. Kõik karjuvad. Keegi ei kuule. Ja. Kingitussid. Ja. Kook ja kohvi. Mis järjekorras? No minule meeldib, kui ma nüüd niimoodi päriselt räägin, minule meeldib minna hommikul, ärkan ja lähen kohe vanaema juurde. Siis ma olen esimesena kohal. Ma saan menetlema hakata kõiki, kes saabuvad.
ja ma olen ja nagu... kindlasti kriitiliselt on ma lähen sinna, ma panen lühikesed püksid jalga. Ja siis ma olen nagu kodus, kui teised tulevad, nad võtavad mind kui nagu püsielanikku, vaata, et mul on suurem sõnaõigus ja nii edasi. Ja hommikul juba majandan seal ja no enne kõige siis aitan vanaema ka süüa teha või lõigata midagi või siis riffin lihtsalt vanaemaga, mul see ka täiega meeldib. Ma küsin otse. Ma ei räägi, ma räägin, kuidas ma teengi, mis ma tahtsin. Ma teen siis järjekorra ka, sa tahtsid teada. Riffi, kõik on kohal, siis on ju söömine, siis on chillimine, kingitused, jõuluvana, võib-olla onu tõmbab jõuluvana riided selga, teeb korra pulli, võib-olla ei tõmba ja siis kingituste vahtimine ja siis ja peale seda mingi kook ja kohvi äkki on siis või? Vist on nii? Meil on täpselt sama süsteem. Ma ütleks klassik. Sellepärast jah, oligi see teema väga oluline, et näed, kuidagi eestlaslik, et kellel on, andke teada, kuidas kellelgi on, äkki on mingi... Klassik. Ja kui on niimoodi, siis kirjuta klassik. Ja kui on mingisugune spetsial, mingi exclusive lähenemine, ma ei tea, hommik algab haamriga näkku, vaata, andke teada, on ja? Aga mul on veits ikkagi nagu läbi aastate see jõulu mingi väsimus on peal. Ma natuke nagu ikkagi, see on tore minna, aga ma natuke nagu ei viitsi ka minna neile jõulupidudele, eriti lastega on vanavanemaid, on neil mitu paari, vaata. Ja siis on nagu mitmeid jõulupidusi. Me oleme planeerinud naisega, et see aasta, ma heidan talle seda kogu aeg ette, see aasta me ütlesime, et järgmine aasta oleme jõuludega kuskil private'il, lähme kuskile lihtsalt eraldi, oleme kuskil eemal jõulude ajal ja näe, 3 jõulupidu, kuhu minna 3 päeva järjest hoopis, et asi läks nagu teise äärmusesse. Aga võime käed ka järgmise aasta koha pealt. See või järgmine aasta? Et eks nüüd ole jälle näha. Aga sänkaad, et niimoodi läks, sest et ma praegu nüüd vaatan, vana lapsevanem nagu ma olen, on ju, aga laps ma olen olnud. Et tuleb võtta nagu lapse mõistes, et temale jäävad ju need meelde nagu sul endal lapsena vanasti maal, kui oli hoopis teise väärtusega kogu see asi, see oligi kõik oodati. Minek ja värgid, no tõsi. Öösel ootasid juba, et kingituste hommik või kui tuleb see jõudnud ära oodata, vaata. Et seda nagu tuleb ju, soovid ju lapsele tegelikult ju pakkuda, on ju. Ja väike siuke aga tuleb ka endale mõelda, väga õige. Romantiseeritud mõte, et oleme kuskil oma selles kõige väiksema pereringis ja teeme seal mingisugust midagi uudset või nagu teistmoodi, aga nagu praegu sa nagu ütled, siis võib-olla üks on alles Kuugu käega, see ei saa midagi aru, aga teine juba saab maailmast nagu selle koha pealt aru, et tal võib tõesti olla see ootus. Ja need ilusad mälestused. Ma pean nüüd ümber mõtestama selle asja. Peaks kas või isegi see näiteks, et mida nagu on ju, et mida laps võiks soovida, vaid et mida sina väiksena, seda sa suudad kõige paremini aru selgeks saada, et võimalikult palju toredaid mälestusi, et... Üks asi, millega ma nagu võitlen, on see, et mitu paari vanavanemaid on ja nagu ütlesin, mitmeid jõulupidusi. See on õnnistus tegelikult on ja? See on õnnistus, aga seal on see kingitustega selline laste üle valamine veits tekib ja ma ei tea, kas see on hea või halb asi ja mul on nagu küsimusi tekitab see. Saan jälle kõva lapsevanemana kuidas see nagu ajule mõjub, ma ei saa nagu aru, ma ei oska nagu öelda. Sa saadki ainult... See tekitab must küsimus. Väga hea, aga tead, kuidas sa teada saad või? Sa pead tema küsima. Et kas et mis talle nagu rohkem... Allika juurde minna. Pead mitte endaga stragel, vaid küsi otse allikast, et ta ütleb sulle, et mis ta nendest asjadest arvab, et nende asjade nagu tegemiseks on nagu jõle palju ressurssi kulutatud et pole nad nii lollid midagi. Sa ütlevad, ma arvan, kui siiralt küsida, saad ka siira vastuse ilma mingi agendata, et ütlebki, et ei, mul on oluline, et me oleme siin MS-iga koos nagu
ja muud mul vaja ei olegi, siis nagu noh, on niipidi või et need asjad on mulle väga olulised sellepärast, et noh, mingi mis iganes see põhjendus, sealt saad vastused on ju tegelikult. Nojah, tõsi. Aga no vaata, see on ka, ega isegi suhkruga meelitab igasugused vastused välja, vaata, noh ka on ju, noh, et. Ja. Et. Päris vähe hommikul lasteaed autosse motiveerinud minema küpsisega või? Jah, no vot, et. No, päris vähe, no ütleme, on neid kordi olnud. Et see siiras vastus ei pruugi nagu tegelikult olla see õige vastus on ju, et. Ja teine asi, millega ma nagu võitlen lapsevanemana on see ähvardamine. Et kui sa nii, siis ma võtan mitte selle. Nagu otseselt, ma ei mõtle, et nagu saad lõuga on ju, ähvardamine, vaid et kui ei tee seda, siis ei juhtu seda. Ja siis ma tegin jälle seda. Ma ammu juba tean, et see ei toimi nagu. Ja siis ma olen iga kord jälle ja siis okei. Ja siis ma ei tea nagu, mis need õigeid nippe ka veel, mul ei ole nagu, siis nagu sellega nagu viimasel ajal eriti nagu, ma nagu tulen teadvusesse, et see ähvardamine, noh, need on sellised nagu süütud asjad või nagu, aga nagu, ja see, ma ei ole veel lahti muukinud, kuidas ma saan paremini käituda, kuidas tulemust paremini saab. Ma saan oma pealt tuua sulle hea näite. Proovi võtta teda kui partnerit. Ma toon kohe hea näite. Mul oli nagu, mul on ATH, vaata, diagnoosiga. Aga mul oli see koristamine oli nagu kogu aeg surut, et mida ka väikest, tee tuba korda ennem kui mingi, aga tuba korras on nüüd minul kui lapsevanemal vaja. Aga see nagu on minu vajadus, et see tuba oleks korras nagu, on ju? Mitte. Ja lahendus olekski see, et las ta olla selline. Kui küll tal ühel maalt ruumi puudu jääb, küll ta siis ise aru saab, et kuule, et nii ei saa raisk, et ma pean nii tegema. Ta leiab ise selle lahenduse ja see koristamine muutub loogiliseks, mitte et keegi kogu aeg surub niimoodi, et ma ei taha praegu koristada, ma tahan praegu lahingut pidada, mul on siin sõdurid, vaata, sa ei saa aru, vaata, et tee nii, nagu ma sul ütlen, muidu mingi nagu, see annab sükse vastupidise. See alati isegi ei ole nagu sellisel kõrgendatud hääletoonil ka öeldud, see ähvardamine. Need on sellised nagu manipuleerimine on tegelikult passive-agressiiv täiesti. See on see nähtamatu uss, mis manipulatsiooni üritad teha, ta on nagu ma tahan lihtsalt, et sa teed nii, et ma sulle ütlen, et nii on, sest et mul on see võim ja mul on praegu nõrk olek endal ja siis on nagu, ütleme nii on. Ei, ka on nagu selliseid hääletõstmismomente ka lapsevanemana. Aga las nokitseb, vaata. Et senikaua kui eluohtlikuks midagi seal ei muutu või ütleme, et ta jääb nagu normidesse. Ma ei ole nagu kogu aeg, miks ma homme koristan või ma koristan, mul on oma süsteem nagu. See ei ole sassis, on ju. Mul on siin praegu oma maailm. On minu tuba või ei ole nagu. Miks ma pean seda, et sina tahad harjadega kogu aeg nühkida, ei tähenda, et terve nagu küla peab seda nagu tegema. Toon lihtsalt sükse. Kui ei meeldi mine ringi. Jah, kui ei meeldi mine ringi. See on kõik kajastatud albumil Olme. Ahaa. Jaa. Ei, jah, võib-olla saab aga mingid, õigus, aga vaata, siin ongi see, et reeglid peavad olema sellepärast, et me ise ka ju tahame reegleid, et oleks meil ühiskonnas ja elus vajalikke tegevusi tees lihtsam nagu minna ja et kõik teavad, et mingitel sektsioonidel tuleb käituda meil ühiskonnana ühtemoodi, et hakkama saada. Aga need tulevad ikkagi läbi ka mandade selles suhtes. No midagi pole teha. Seda nagu sõnastust saab kindlalt parandada. Seda saab parandada. Ähvardamine paratamatult, kui sa kogu aeg saad ähvardatud, see mõjub su su ajule, et sa alaväärsus kõik asjad. Võta nädala keskselt nagu, et jälgi, vaata nagu
ma saan jälle ainult seda koristamist, mul praegu muud nagu, kuna ma ei ole ise lapsevanem, mul on see koristamine. Sa räägid natukene vanemast lapsest, mul on tunne. Ma räägin vanemast lapsest, ma räägin, mul ei ole, kuna vaata mälu tuleb 6-7 alles, nagu ma saan ka ainult sellest, mis enne seda toimub, mul pole õrna aimugi nagu. Sest et tal on näiteks see, mis ma olen tähele vaadanud, et Harril, tal on kõik möödunud päevad on eile ja kõik tulevad päevad on homme. Kaugemale ei lähe. Et see, vaata, saad aru, et kui koristan homme, koristan homme, tema jaoks on võib-olla see nii kauge tulevik, vaata, et tal on see kronoloogia hakkab alles nagu, ta hakkab sellest järjest rohkem aru saama, et näitad tal kalendri, täna on 10, vaatad nagu. Ja näide, et ongi maailm ongi praegu nii lahe ja lihtne, et eile, täna, homme. Jah, ta räägib mulle, et mäletad, ise eile käisime. Alguses ma parandasin, vaata, siis nüüd ma olen nagu, käisime, ja siis ma räägin, et tegelikult see oli varem kui eile, et kaugem, mis iganes olukord. Temale tundub, et 10 aastat tagasi kurat oli see eile, vaata, on ju, et seda sa mõtlesid. Ja tal on nagu vahet ei ole. Aga see nii lahe, vaata, see ongi, et me oleme hoopis teise... See timeline tal alles nagu läheb, vaata. Ta hakkab aru saama. Ja siis on 1720, siis ta hakkab nagu abstraktselt juba minevikust, kus tema ei elanud, vaata, et siis toimusid ka mingid asjad, vaata. Vägev. Küll koolist õpetatakse. Kurat, aga täna saime see lõpus, saime teada, et jõuludest me ei tea mitte sittagi. Adventidest asjadest me ei tea mitte sittagi. Aga nad on. Ühete ma võin öelda, mul on väga hea meel, et lund ei ole resk ja ma loodan, et see aasta ei tulegi lund. Miks? Siis saab nagu säilitada olemasolevad maastikud enam-vähem ja saad nagu... Täna oli ikka päris soe ilm. Eile oli ka, eile õhtul sai peale proovi, sai õhtul seal istutud ja tõmbas tuulega maha ja siuke nagu väga meeldiv oli. Ja võt selle pinnalt ma seda ütlengi, et siuke võiks jäädagi. Olgu, ei jah. Mul vist, jah. Kui tõmbab külmaks, kõigepealt tuleks siis lumi kohe maha, aga ta õhk on hästi niiske ja tõmbab mingi nulli lähedale ja tuul on. See on kõige õudsem kombo nagu setu mulk, vaata, et lõikab läbi lihtsalt nagu ja see on nii ebameeldiv, väljas olla ei saa nagu. Aga toa tegemisteks kuubikus istumiseks on ta jällegi suurepärane aeg. Ma vist lisan selle ka ära, et jah, see ähvardamine, et see on, millele ma olen viimasel ajal mõelnud, millega ma olen nagu tegelenud ja proovin uusi meetodeid, et nokitsen ka vaikselt kogu selle asja kallal. Ega ei tea ka ju sittagi, et nagu katse-eksitusel. Ähvardamise vastand on kompromiss, koostöö. Jah. Proovida seda pakkuda. No, ma proovin umbes nii ja sõnastust muuta, mitte nagu ähvardada, vaata, või et jah, et see ma mõtlen, endalegi ei meeldiks, kui keegi iga päev ähvardaks või manipuleeriks selliste asjadega. See tekitaks mingit alaväärsust ja kõiki mingisuguseid muid asju. Jaa, tekitabki ja kuna ei tule veel põhjendusi maja, sa pead nagu põhjendama. Sest et kui sa ei põhjenda, siis sa oled diktaator, vaata, on ju, et tee lihtsalt nii, kuna ma sul ütlen nagu. See on kõige hullem asi nagu, kui sa ei põhjenda. Et kõik sa võid nagu hullu asja nagu otsustada, aga kui sa nagu, ma räägin jälle vanemast asjast, vanema vanuse sellega, et kui sa nagu põhjendad põhjus tagajärg, siis peaks terve laps tulema. Ja korrata tuleb ka ennast. Et see on nagu põhiline. Ma olen see, et ma võin korrata ennast vabalt. Et ma juba rääkisin sulle, et selle võib ära unustada, vaata. Sest et tal on ju eile ja homme, vaata. Et ma juba rääkisin sulle, ei kehti. Räägi uuesti. Peadki rääkima, kohe pead rääkima. Et see, et läks... Ma nägin, kuidas läks. Ja sinna ta läks, et jah, et see, et pead olema temaga sama nagu sa tahaksid või kuidas sa oled endaga. Et
ja või teise täiskasvanud inimesega näiteks, et meievaheline suhtlus ei seisa ka ähvardustel või retsil manipuleerimisel. Ja vaata, siin on nagu see, et lapsed ju vaatavad, observeerivad nagu läbi enne kõike. Et kui sa nagu ise teed endale mugandusi ja kuna sul on ju põhjendatud ja õigustatud ja teisel nagu ei lase niimoodi ja veel räägid veel topeltmoraali, et kuidas peab ja ise samal ajal lased üle, kuna sest sul on ju õigustatud ja põhjendatud. Meie enda need ülelaskmised ja need on ju kohe, me leiame ju kohe õigustused, põhjendused nagu. Et kui siis üle lased, pead laskma teisel ka üle lasta. Ja seal on see ka, et sõnades ja tegudes vaata ka, et ebakõla ei ole, sest et see on kõige ta rohkem ikka läheb sinna, mis sa tegudes teed. Ja mina nagu paraku nägin nagu seda nagu töö helistab. Et see omal nahal nagu ja siis tekib kibestus ja pärast sa mingi, enne kui sa abi saad, hakkadki otsima nii-öelda siis seda ebaõiglust on ju taga. Aga see on su enda valu, enda trauma on see, et hullult nagu, see on see vahelevõtmise mentaliteet, et läbi selle nagu siis mingid minul oli õigus või umbes ja surmani välja vaata, taod seda trummi, et kellel on nagu õigus on ju ja sellised niimoodi võib juhtuda, kui sa teed käsed sõnade järgi teha, mitte tegude järgi. Et kui sa oled iseenda kõige parem variant, siis sa suure tõenäosusega annad selle positiivse. Ma panen sinna coverardi peal mingi kurumütsi sulle pähe pärast mingi. Pane muidugi. täna, et sa oled täna, tuled ainult. Vaikselt lõpetame saadet. Ma tahaks siia lõppu veel öelda aitäh kõigile, kes meie töökoja turniiril käisid. Aitäh. Viljandi, Pärnu, Tartu. Et see oli minu jaoks esimene ametlik tuur üldse musas. Räpimaailmas ka sinu jaoks. Räpimaailmas ka minu jaoks. Esimene ametlik tuur. Väga meeldib, väga lahe. Ja mul on hea meel, et kõik jäi muusika keskseks, et see sai korraldatud sinu poolt koos siis koostööpartneritega. Niimoodi. Täname koostööpartnereid. Täname ka koostööpartnereid, tõesti. Ja meelega teisi bände ja esinejaid Ruudile eriti siuksed seinavaiba, õhu seinavaip igal juhul. Et tema tuli meiega Viljandi, ta oli igal pool meiega tegelikult kaasas, Pärnu, Viljandi, Tartu, et tuli, tegi, ehitas. Ja kaastöölised, kaaskolleegid teistest grupeeringutest andsid endast väga head show'd ja olid kõik. Boomfunks oli eriti loodikud aga Boomfunks väga ilus tulek. Üllatasid. Väga ilus tulek. Seal on terasid selles grupeeringus. Ega neid nagu tead neid on ja mõned on sealt nagu eraldi esinenud ka sellises nagu täiskoosseisus, nad ei ole kuskile varem sattunud. Ja see nägi sitaks hea välja. Väga hea nägi välja ja usutav. Et see, eriti see ruum seal tekitas ka selle tulde, see punane valgus, palju ei näinud tossu ja see lõi selle musa jaoks, mis neil oli ülihea pinnase. Suss, Amneesia ja Merkos. Suss, Amneesia, Merkos ja Doktor Kaha. Ja Doktor Kaha. Ja Mehkel oli neil puldis. Ja Mehkel on no kus ta ei ole? Ta on neil puldis vist, lihtsalt ta nagu liige ei ole vist. Jah, minust need on neljakesi. Võib-olla teiste saadete teemad, et kas DJ on, kuidas ta on bändi osa või ei ole, see selleks. Igal juhul kõik on sooloartistid seal kaavel ja et näha neid, kui nad on sooloartistina, nad erinevad oma mätta otsast, aga et siin moodustisena see kombo, nagu need valikud ja kõik see kehastumine vastavalt sellele Boomfunksi süsteemile väga efektiivne. See nägi tõesti hea välja. Inspektorid ainult seda juurde.
minekut juurde. Gaasi pedaalile. Lihtsalt võib rahulikult. Nemad olid meiega Viljandis, nad on kord ja poisid. Aga ongi nad, vaata esimene laiv on selgelt eristuv. Teine, kolmas, neljas, lõpuks on sul juba 10 laivi. Kaod ära sinna juba sellesse, statistikasse. Tõmbab ebakindlused peale, et kas ikka õigesti, kas mingid need on kõik loomulikud asjad, et inspektoritele lihtsalt kõik on paigas, gaasi juurde ja tuleb, et kõik, kes osalesid. Ja loodikute ka, et spets show jälle. Ja nagu sa ütlesid, ma tundsin samamoodi, et kurat, panid nii kõva laivi, et kuidas me nüüd peale seda teeme laivi. See on mul teine kord, kui ma olen tundnud niimoodi kuskil esinemas. Eelne kord oli samamoodi Kivis, kui Krikk freestyle'is, see oli Krüptil. Siis mul oli see, mida me nüüd teeme täiesti siin vales kohas siuke tunne nagu, et kuidas me nüüd läheme peale seda, kui see vend on nagu lihtsalt vaba stiilides olnud publikuga kontaktis täiesti, aga sellegipoolest see esimene kord, kui see töökohaga see Krüpt oli, meil õnnestus live, ma ütleks. Ja seekord ikkagi meie oma plaati olime esitlemas, et see oli ka nagu õnnestus, aga loodikud panid nagu hullu selles suhtes, neil on ka oma mingi asi välja kujunenud juba ja see toimib ja nagu see süveneb ja see neil nagu süveneb, nad järjest rohkem saavad aru, kes nad on, mis nad on ja kuidas nad ajavad ja mis nad ajavad ja miks nad ajavad. Ma naudin see nende see jauramine seal vahepeal, see on nagu nii kõva, see on nagu jumala hästi tuleb neil välja minu arust ja samamoodi sinna ruumi artistid kõige paremas võtmes, mida mina artistiks nagu pean, see attitude, see suhtumine, see teistmoodi, aga see mulle meeldib nagu. Ja loodikute puhul see, et neil on juba siin 10+, ma ei tea, palju nad live on teinud, ikka nagu 20+ võib-olla või 30+. Juba on teemas. Neil on juba see, et nad on nagu juba ka lustivad seal, vaata. Et neil on see lusti faas on juba saavutatud ja see on nagu Ja ütleme, et kui anda nagu kommentaare, mida ma teha tahan, siis Tartu loodikute kõik on kõvad vanad seal meistrimehed, aga selle kord ütleme see nurgast tulnud kepimees oli pistiik reisk. Täpsusta. Lotkadest. Aga mida ta tegi? Ta on, vaata, ta ei ole koha peal ka kogu aeg, on ju. Seal Tartus, seal teised on nagu rohkem seal vist. Ja ta vist elab Tallinnas. Ta on eemal. Ja ta ka oma, ütleme, ta ei räägi eriti palju seal nende lugude vahepeal. Aga ta oli nagu mingi loe, ma ei mäleta. Ta oli seal puldi ees, ta oli nüüd mustad päikseprillid. Siis ta ootas seal oma osa ja siis ta oli niimoodi. Ja siis, et see süke enesekindlus ja mul on nagu nii pohhu, et mul on nagu nii üle sellest kõigest süke ja see liikumine ei ole oluline, kui sa suudad seista sama kõva attituudiga, et sa nagu liiguks, on ja? Ja, nad panid hullu ja see oli väga tore. Kõvad biidid, kuradi Skijaksile. Tal ei meedi üldse, kui valesti öelda, aga nagu ka sellele. Tema ei saa midagi teha, ise ta on Skitsile ei meeldi, on ju, ja Skijaksile. Ise ta on avaliku elu tegelane. On. Ja meie saade hääldame, kus tahame, on ju. Et jah, siuke kõrval väike see põige. Kurat, aga aitab tänaseks ka või? Jaa, ongi nii, et tšau. Oi, kurat, 1,5 tundi piisab küll ja järgmise korrani või? Jah, järgmise korrani ja peace out. Peace out, tšau, olge tublid.